Täna on rahvapillipidu ja selleks panen ma selga oma rahvariided. Siin on mul siis Jõelähtme neiu rahvariided. Minu seelik on valge, rohelise, tumesinise ja helesinise triibuline. Nüüd ma panen selga seeliku. Seeliku kerime kinni kirivööga. Särgi peale panen selga tikitud käised. Seon paelad kinni. Jalga panen valged villased sukad. Need on päris karedad. Rahvariietega kantakse jalas kas pastlaid või musti kingi. Seon sukad kinni sukapaeltega. Panen jalga mustad kingad. Naised panevad pähe tanud, aga neiud panevad pähe võrupärjad. Käised kaunistan hõbedast sõlega. Mina mängin peol viiulit, aga mul on olnud üks unistus. Ma tahan osata ka teisi rahvapille. Õnneks mul on olemas ka sõbrad, kes mängivad kannelt ja torupilli väga hästi. Tšau Liisa, tšau Eike! Tšau Saara! Nii tore, et te saite tulla. Muidugi Saara, ma kuulsin, et sa tahad teada rohkem rahvapillide kohta. See on Hiiu kannel ja teda on kõige rohkem mängitud Vormsi saare peal. Ja ajalooliselt on teda kutsutud ka taalharpaks ja Vormsi saarel teda siiamaani kutsutakse selle nimega. Tal on 3-4 keelt, minu omal on 4. 1, 2, 3, 4. Ja teda mängitakse poognaga. Nii nagu viiulil on poogen, on ka Hiiu kandlel poogen. Taalharpa keeled on tehtud hobusesaba jõhvidest. Nii et neid tuleb päris palju häälestada. Vaatame, kuidas täna läheb. Oli päris hästi hääles. Ja seda pilli mängitakse istudes. Ja selle pilli teeb eriliseks asjaolu, et ühel keelel ma saan mängida 5 ja ülejäänud keeled mängivad kaasa. Millal hakati Eestis Hiiu kannelt mängima? Eestis on Hiiu kannelt Vormsi saarel mängitud mitusada aastat, aga 19. sajandi lõpus saabus saarele üks missionär nimega Österblom, kelle ülesanne oli siis saare eluolu parandada, sest saare peal tol ajal oli väga palju pidusid, lugeda seal ei osatud. Ja siis Österblom pani kõik saare rahva kirikus käima ja ütles samamoodi, et taalharpa on saatana pill, on kuradi pill ja see, kes seda pilli mängib, tema sõrmed hakkavad pärast surma ise veel edasi liikuma. Ja inimesed ehmatasid sellest nii ära, et kõik saarel olnud taalharpad koguti kokku saare keskele, tehti seal suur lõke ja kõik pillid põletati ära. Ja muidugi alles pärast said nad aru, kuivõrd suurest kultuurilisest osast nad olid ilma jäänud. Õnneks oli neid, kes peitsid oma taalharpat kuhugi laka alla või aida alla ja tänu neile me siis teame, milline see Vormsi taalharpa võis olla. Proovi, rahu, julgelt.
torupill on Eesti torupill ja see on oluline see, et Eesti torupilli ehitus on hoopis teistsugune kui näiteks Šoti või Iiri torupillil. Meil on sõrmiline kott ja toru, kus ta puhud õhku sisse, see on kõik sarnane. Aga burdoonid ehk siis pikad passitorud asuvad siin ees. Burdoone on Eesti torupillil 1, 2 või 3 ja nad annavad siis sellist pikka heli sul meloodiale juurde. Torupilli kotti valmistati ajalooliselt näiteks hülgenahast või mõne muu suure looma maost. Tänapäeval on see selline hingav nahast materjal, mis ei vaja väga palju hooldust. Kus torupilli mängiti? Kas näiteks pidudel? Jaa, torupilli mängiti rahvapidudel ja näiteks pulmades oli see väga populaarne pill. Torupillil oli uskumus, et see tõstab võimalust saada lapsi ja sellepärast eelistati seda just pulmades mängita noorpaarile. Kas sa võiksid veel täpsemalt rääkida, millest see tehtud on? Jaa, torupilli sõrmiline ja burdoonid on tehtud puidust, kott on nahast ja sõrmilise sees olev keeleke on tehtud pilliroost. Väga hea, ja nüüd niimoodi. See on torupilli õppimise alguses kõige tavalisem heli, mida teha. Ja niimoodi saabki torupilli õppida. Aga mis siis, kui me mängiks kõik koos ühe loo, näiteks Simmoni polka? Jaa, muidugi!